pangandusest, investeerimisest ja majandusest. Saate toob teieni Tartu Hoiu-laenuühistu. Tervitused kõikidele kuulajatele, käes on esmaspäev, on Eesti Krooni saateaeg, kell on saanud natuke 11 ja natukene läbi ja nagu ikka stuudios Andro Roos ja Maksim Romanovitš ning saate toob teinud Tartu Hoiu-laenuühistu. Tere, Andro! Tervist, Maksim, ja tere kuulajad! Ja, et oleme siia varahommikul kogunenud selle jaoks, et tuua kõige värskemad teated ja uudised Tartu Hoiu-laenuühistu tegemistest ja üldse nagu pangandussektorist ja majandussektorist ja natukene ka riiklikel teemadest, sest loomulikult ju majandus ja kõik, mis riigiga seotud on omavahel seoses ja alustakski sellest, et tegelikult küsiks, et võlakirjade märkimine oli eelmine nädal alanud, et kuidas sellega praegu lood on? No, et võlakirjade märkimine ikka käib ja terve see nädal saab veel märkida, nii et kes ei ole märkinud, märkige. Eelmisest saatest võrreldes on ikkagi edasi märgitud neid, et taustus võib päris rahul olla, et praeguse seisuga tundub, et tuleb täis, aga see sõltub muidugi teist head raadiokuulajad ja mitte raadiokuulajad ka, kes te võlakirju ostate. Ja, et ütleme niimoodi, et tuletan siis kõikidele inimestele meelde, et need, kes ei ole nagu võib-olla täpselt kursis, siis Eesti ühistu liising on tagatud võlakirju, on tagatud võlakirjade pakkumise välja kuulutanud ja saavad siis selles osaleda Tartu Hoiu-laenuühistu liikmed ja täpsemalt, mis endast sisaldab, ongi see, et nüüd kuni 25. oktoobrini kella 12-ni on võimalik võlakirju märkida. Ühe võlakirja müügihind ja nimiväärtus on siis 100 eurot ja võlakirja eest maksakse intressi 8% aastas ning kuni siis selle lunastamise tähtaja, mis on 26. oktoober 2026 ehk siis 8 aastaks kui sellised, nii et 8%-lise tootlikkusega võlakirjad on saadaval. Just, täpselt nii. Ja Tartu Hoiu-laenuühistu lehekülje saate kogu selle vajaliku info, vaatate tartuhy.ee ning tehke oma esimesed sammud nii-öelda investeerimismaailmas, võib öelda nii. Jah, tehke ja sina pead ka tegema, Maksim, sa ei ole veel teinud. Ja, ei ole teinud ausalt, et ütlen, mul on olnud siin väga kiire ja reisul käidud ja nii edasi, et siis on natukene see jäänud sinna soiku, aga eks võtan kätte ennast ja püüan siis lähipäevil ka ära teha omapoolsed investeeringud, sest et veel kord 8% on tootlus ja see on täitsa niitševo ja see ütleme ühistu liisingu võlakirjad minu nii-öelda investeerimisportfellis mahuvad ikka ära, et ei ole see investeerimisportfell mul veel nii täis küll, et sinna veel midagi ei mahuks, et kuhu juba tuleb, sinna tahaks ju aina juurde ja juurde. Jah, just nii. Nii, aga räägime siis, kuidas sinu nädal siiamaani läinud on, et või ütleme eelmine nädal, kuidas sinu jaoks möödus? Mis ta möödus, et niisugune ühelt poolt nagu hästi, teiselt poolt üllatavalt, et ühel päeval saabus kiri Swedbankist ja millega ta teatas, et konto pannakse kinni 31. oktoober ja kui ma Swedbanki sisse logisin, siis kirjas oli seal ka, et konto on ära blokeeritud juba Tartu Hoiu-laenuühistul. Kas võib öelda, et on tegemist küberturvalisuse teemaga, et on äkki venelased hakanud ründama Tartu Hoiu-laenuühistut? ja Swedbank tõttas kohe appi nagu kiiresti. Ei, nii ei olnud, et terve suve vahetasime seal kirjasid ja ikka need samad teemad, mida ma siin saateski olen toonud, et ei meeldi nagu nendele võõrpankadele nagu siis see, et eestlased eksporditulu teenivad siis väljapoolt Euroopa Liitu. Et need kõik laekumised, mis väljapoolt Euroopa Liitu tulevad, on kole kahtlased ja ükskõik, et kas sa saadad need aluslepinguid ja saadad lõpuks neid arveid ja saatelehti nagu kaupadele, et mitte midagi tegelikult ei aita, nagu lõppkokkuvõttes välja tuleb, et mingi hetk rahuneb võib-olla teema maha, aga siis tulevad uued kirjad, kuni lõpuks tuleb nagu üllatus, et kuule, et need ongi konto kinni pandud ja blokiti konto ära, mis ma olin, läksin ise panka, tegin avalduse enne siis seda 31. oktoobrit ära lõpetada see leping usalduse kauduse tõttu Swedbanki vastu, niimoodi sai ka tehtud ja siis sai kantud, mõtlesin, et kuhu ma kannan need summad, et kas kannan ühisarveldustesse või kannan SEB panka, teatud põhjustel mõtlesin, et kannan SEB panka, et mul oli sealt teatud väljamaksed vaja teha just nendele isikutele, kes SEB panga kaudu arveldavad
et mõtlesin, et noh, et kuna meil veel välkmaksed pole ühisarvelduses, et siis jõuab nagu SEB-st kiiremini kohale. Ja üllatus 2 tunni pärast, kui see laekumine oleks pidanud olema, põhimõtteliselt laekumist ei olnud. Muidugi mu sisetunne ütles ka, et sai natuke valesti tehtud, et ilmselt nagu kunagi varem ei ole küll juhtunud Tartu Hoiu-laenuühistul seda, et nüüd siseriiklikke makseid oleks kinni peetud või et üldse mingid maksed oleks kinni peetud. Et maksed ikkagi peale on lastud, aga tagantjärgi on uuritud seda küll. Aga vaata, nüüd juhtus esimest korda ja ilmselt tuleb SEB-ga ka nagu see koostöö ära lõpetada. Ja täna on esmaspäeva hommik, see juhtus kolmapäeval. Näed, ja siiamaani ei ole SEB raha peale kandnud. Et kirju me vahetame, nad uurivad siis seda, et, et kus see raha pärit on. No, ma olen selgitanud, et raha on pärit ju põhimõtteliselt Eesti krediidi- ja makseasutustest, et seal ometi ei saaks ju olla tegemist rahapesu ega terrorismi rahastamisega, sest ma ei tea, kus meil need terrorismi punkrid nagu on siin Eestis või rahapesupunkrid, et vist ei ole. Eriti Eesti makse- ja krediidiasutustes, muidu oleks need ammu juba kinni pandud olnud, aga näed, nemad võtavad endale õiguse uurida. Nii et mis sa püüad väita on see, et Tartu Hoiu-laenuühistul rahad on kinni, midagi ei liigu ja on jama maes. Et kui ühistu liikme, kas ma peaksin tundma muret? No ühistu liikmena peaksid sa võtma ühe malaka ja minema sinna SEB maja juurde ja laksutama neid natukene. Hea küll, ma ei kutsu üles, no see on nali nagu, eks ole. Aga verbaalselt küll, miks mitte nagu jah, et peaks nagu pärima, et mis jama on. Aga ma arvan, muret ei pea tundma, et ega iga asi leiab ju lahenduse, et ja õnneks ei ole kõik rahad nagu SEB pangas, et see on ikkagi mingisugune murdosa nagu sellest. Aga näed, õppetund ja mida ma tahan sellega öelda on see, et tegelikult ongi paras aeg ära lõpetada kõikidel raadiokuulajatel ka, Swedbankaga ja SEB pangaga ja tegelikult LHV pangaga, kes samasuguse pulli meile siin 1,5 aastat tagasi tegi. Et mis nendes arveldada nendes võõrpankades nagu, et mis seal salata, vaata, LHV-d või niimoodi peetakse nagu ka kodumaiseks pangaks, aga mina küll ei pea nagu, et see on tegelikult sama selle globaalpanganduse süsteemi osa ja käituvad nad kõik ju samamoodi ja tegelikult vaata, need ei ole üksikud erandid, et kui tehakse nagu niipidi nagu ühele rahvuslikule rahaasutusele nagu Hoiu-laenuühistu on, et peetakse rahasid kinni. Sest Hoiu-laenuühistu on ju tegelikult musternäide sellest, et siin liikmed ongi ainult Eesti ettevõtted ja eraisikud, et need ei saa ometi olla ju rahapesijad rahvusvahelises mõttes ega ka siseriiklikus mõttes ega terroristid. Et kui juba Hoiu-laenuühistule nii tehakse, ega siis ei peljata teha ka tavalistele ettevõtetele. Ma millegi pärast arvan, et seda rahapesu temaatikat, mida aeg edasi järjest rohkem hakatakse välja tooma nagu rahale siukse ideoloogilise sildi külge panemiseks. See tähendab seda, et kui sinu tegevus meeldib, siis toimetad, aga kui ei meeldi, siis pank saab sinu raha kinni pidada põhimõtteliselt ja küllalt määramatu aja, ega lõpuks, mis sul üle jääb, kõige lõpuks on ikkagi kohtutee nagu, eks ole, ega ta seal mingisuguseid aegasid polegi ju sätestatud, et kaua ta kinni võib hoida, et tegelikult ta võib lõputult kinni hoida. Et ma siin mõni saade tagasi rääkisin ju, et kuidas siin ka euroala sisse minevaid makseid SEB kinni pidas. Kuni selleni välja, et me tegime ühe katse. Näiteks Kreekasse raha saatmisel. Ühisarveldustest liikus raha Kreekasse 2 tunniga, nii nagu ta pidigi liikuma põhimõtteliselt. 2000 eurot. Ehk siis tonn euros on, tonn tunnis, jah. No nii. No ta sellepärast 2 tundi, et need on need tavalised arveldusajad, kui ta üle läheb, kui ei ole tegemist välkmaksetega. Ja SEB-st sama suuruses makse liikus 4 päeva. Ja alguses me mõtlesime, et SEB-st tegime nagu esimesena, et alguses mõtlesime nagu niipidi, et äkki on probleem nagu selles, et näiteks Kreeka pangad hoiavad kinni. Aga kui me hiljem vaatasime, et ühisarveldustest jõudis 2 tunniga, siis ilmselt Kreeka pankades asi ei olnud, et siis on ikkagi asi SEB pangas. No aga üldiselt suures plaanis, et kui sa vaatad, et kuidas suured pangad seda rahapesu ja seda asja nagu niimoodi menetlevad, et kas see on võib-olla äkki
kui sellest midagigi positiivset välja võtta, siis on see, et kas äkki peaks Tartu Hoiu-laenuühistu ka hakkama niimoodi menetlema ja nii palju tähelepanu selle asjale pöörama, et... Ei, no me menetlemegi, aga meie menetluse ajad on esiteks ka väga lühikesed, nagu, et kui me ikkagi operatiivselt reageerime nendele asjadele. Ja teine asi on see, et meie üldine printsiip on nagu see, et me tunnemegi nagu oma kliente juba läbi selle, et ta on ju hoiulaenuühistu liige ja meil on see liikmesuhe nagu loodud varem ja me teame üldiselt, millega liikmed tegelevad. Ega vaata, siin ei olegi midagi nagu nii põhjalikult uurida, et kui liige saadab ära sulle nagu põhimõtteliselt, kui sul mingisugune kahtlus tekib, arveldaja saadab ära sulle arve, maksealuseks oleva arve, võib-olla ka saatelehed, eks ole, siis mida sa rohkem oskad uurida nagu selle asja pealt. Eks me teeme ka päringud vastavates andmebaasidesse, kus on nagu nii-öelda need politically exposed persons, nii-öelda PEP-id, ja kus on ka siis rahvusvahelised sanktsioonid välja toodud ja kui sealt midagi ei tule välja, siis ei olegi midagi enam uurida nagu põhimõtteliselt. Ja siis me vabastamegi selle raha ja liigub edasi ja me kaugeltki ju ikkagi mingit totaalkontrolli ei tee, vaid et üldine kontroll on nagu ikkagi see, et totaalkontroll on ta selles mõttes, et inimeste taustad on teada, arveldajate taustad on teada ja lihtsalt teatud algoritmide alusel jookseb välja, et ja ka ütleme personaalse jälgimise tõttu jookseb välja nagu mingisugused tehingud, mida tuleb siis lähemalt uurida ja kui see lähem uurimine nagu selgitab, et asjad on korras, siis rahad liiguvad ja nad liiguvad ikkagi kiiresti võrreldes sellega, mida ma olen näinud siin viimase aja praktikas, ütleme SEB ja Swedbanka puhul. Nii, aga võtame selle segmendi kokku siis sellised, et vaikselt hakkab siis Tartu Hoiu-laenuühistu võõranduma nendest ka nagu suurpankadest, aga hetkeseisuga, et kas Hoiu-laenuühistu liige peaks olema murelik, et tema asjad nagu jäävad kuidagi praegu ei liigu? Ei, hoiulaenuühistu asjad ikka liiguvad, sellepärast, et see, mis on hoiulaenuühistu suhe oma liikmega, see on midagi muud, kui on hoiulaenuühistu suhe pankadega või riigiga või kellega iganes. Nii, aga teeme ühe hingetõmbe pausi ja siis tuleme tagasi saatega Eesti Kroon. Oleme tagasi saatega Eesti Kroon, saade rahast pangandust, investeerimist ja majast ning saate toob teinud Tartu Hoiu-laenuühistu ning stuudios ikka veel Andro Roos ja Maksim Romanovitš. Nii, jätkame seal, kus meil pooleli jäi, et arveldused ja kõik need panga kontoteemad, et luuramine ja see, menetlemine, et on nii hulluks ainult, mina võttes seda asja sellised, et kas toimub jälle mingi räme ülereguleerimine? Ma arvan küll, et toimub, sellepärast, et vaata see rahapesu temaatikaga, et sellega on nagu täitsa hulluks mindud, et me ka armastame rääkida juttu keskaegsest nõiajahist, kuigi tegelikult me seda näinud ei ole ja me ei tea, kuidas see täpselt välja nägi, aga meil on mingisugune kujutluspilt nagu pähe loodud ja ma ütleksingi niimoodi, et minu arust see rahapesu temaatika sarnaneb väga nagu siukse nõiajahiga. Inkvisitsiooniga, nagu ütleme, vähemalt selles vormis, mis ettekujutust ta nagu inimestele nagu loodud on ajalooõpikute ja ütleme juttude vahendusel. Nii et ongi siukene väga halvas mõttes inkvisitsioon, sest ütleme nii, et tegelikult, olgem ausad, eks see rahapesu ja veel sealt edasi terrorism on ju mingisugune väga kitsas valdkond, aga mulje on nagu jäänud selline tegelikult, et umbes, et enamik ühiskonnast või enamik majandusest ongi enam või vähem seotud nagu rahapesu ja terrorismiga, et ainult liiga vähe on luuratud ja liiga vähe on nagu kinni püütud, et tegelikult me teame ju kõik, et te kõik tegelete sellega, eks ole, aga lihtsalt on vaja ettekäänet, et sind kuidagi vahele võtta. No olgem ausad, vaadates otsa sulle, Andro, ma ütlen
küll kohe otse välja, et ilmselgelt tegemist on nagu rahapesijaga või siis ütleme Venemaa sõda Ukraina vastu toetajana sellega, et sulge mingid Keskerakonna esimees on ju, teadupoolest Keskerakonna valija on nagu natukene venepoolsem on ju. Ei, no mis natukene, no ikka täis libla. ja et Keskerakonna siin Tartu osakonna esimees, raudselt on mingid Venemaa huvid ja nii edasi, et kui meiegi saate siin korduvalt märkinud ära nii Stalinit kui nii-öelda sükast kommunismisüsteemi natukene aega-ajalt jutuks tulnud, et ma ütleks ka, et ma hoiaks kasuraha kinni nagu täiega. No, et näkku kirjutatud, et süke Venemaa selle sõja rahastajad. Ei, no ei, muu asjaga ei ole tegeleda, et sükste asjadega nagu. Ma ei oskagi nagu öelda selle asja kohta midagi, et tegelikult muidugi inimene hakkab analüüsima seda asja, et see on ju absurd, et tegelikult iga ettevõtja tahab tegeleda mitte rahapesu ja terrorismi rahastamisega. Ma kujutan ette vähemalt mitte meie maal. Et siis iga ettevõte tahab ikka tegeleda oma ettevõtluse edendamisega. Ja kui juures ta tahab ka niimoodi, et maksud oleks ausalt makstud. Sellepärast, et kõik tahavad rahulikult magada. Ja nii edasi. Nii et ma saan aru jah, et kui Eesti oleks ise nagu sõjakoldest, ma just hiljuti vaatasin nagu siin Saddam Husseinist filmi või seriaali nagu HBO seriaali ja ma saan aru seal, et kui riik on otseses sõja olukorras, et siis tavaline inimene või tavaline ettevõtja on sunnitud nagu, kui ta näiteks toetab seda võimult kukutud režiimi näiteks, et panustab raha selle jaoks, et selles konkreetses filmis näiteks selleks, et Saddam Hussein uuesti võimule tuua või midagi, et siis on nagu teemaks see, et sa terrorismi kuidagi rahastad või et teed mingid kahtlasi tehingud, et on seal rahapesu. Aga sellises suhtetes, et militaarses mõttes ja poliitilises mõttes, mõtlen globaalpoliitilises mõttes stabiilses ühiskonnas nagu Eesti, on väga keeruline ette kujutada üldse nagu, et mingisugused asutused on, kes tegelikult rahapesuga tegelevad ja veel seda enam, et kes siis ütleme terrorismi rahastavad. Nii et ma arvan, et Eestis nagu taga otsida rahapesijaid, terrorismi rahastajad, et see on umbes sama nagu kuhjast nõela otsida, mis ei tähenda seda, et kui sellised reeglid kehtestatud on, et siis seda mõistuse piires tegema peab, aga see ei tohi kasvada veel kord nagu üle mingisuguseks absurdseks nõiajahiks. Ja vaat isegi, ma tean ka konkreetselt, miks Tartu Hoiu-laenuühistu Swedbanki kontot kinni pandi nagu, sest vaata, eks neile ei meeldi teatud hoiustajad, kes siis Tartu Hoiu-laenuühistu raha hoiustavad. Oi, mis teatud hoiustajad, ma olen aru saanud, et teatud Tartu Hoiu-laenuühistu liikmed ei meeldi riigile ka. Eesotsas Kajar Lemberiga. Ei, Kajar Lember ikka, ma arvan, ei olnud nagu selleks põhjuseks, et oli paar ettevõtet, kes tegelevad transiidiga ja küttesegude müümisega ja nendest on ka juttu olnud meedias. Ma neid nimesid tooma ei hakka, sellepärast, et see on nagu, ma ei saa seda teha esiteks finantsasutuse juhina, aga ma räägin nagu üldiselt sellest printsiibist. Ja nende liikmete esindaja, juhatuse liige on mulle rääkinud nagu seda asja, et vaata, tema on alates Eesti taasiseseisvumisest seda sama äri ajanud. Seesama naftaäri, transiit, see on meie riigile väga vajalik, sellepärast, et seal on töökohad ja mitte ainult töökohad, vaid vaata sina ka, Maksim, ja kõik te raadiokuulajad, kes te jalamehed ei ole just või jalanaised. Te tahate ikka sõita autoga ja bussiga ja rongiga ja kõigega, isegi jalamehed tahavad rongiga ja bussiga sõita ja selleks kõigeks on vaja diislit ja bensiini ja kütteõlisid ja üldse õlisid ja määrdeõlisid ja kõiki asju. Ja transiittegevus on ka vajalik, sellepärast, et meie riigis nagu neid asju ei toodeta ja ei kaevandata, et seda on vaja kõike sisse tuua ja seda on vaja töödelda ja teha. Ja vaata, ta on ka rääkinud mulle seda, et tal juba ammu need Eesti pangad panid kontot kinni ja eks ta sellepärast on ka välismaa poole vaadanud ja sellepärast on ta tegelikult ka teinud Tartu Hoiu-laenuühistusse, ühisarveldusse oma maksekontot. Aga jah, põhjus, miks ta nüüd pankadele ei ole meeldima hakanud, ongi sama Venemaa sõda, et ta on öelnud, et 30 aastat alates Eesti taasiseseisvumist on ta seda äri ajanud, korralikult ajanud, maksud on makstud, väga palju töötajaid on olnud, töötajate pealt maksud makstud, on aus lugupeetud ettevõte olnud, aga siis
ühel hetkel oli siis nagu see, et kehtestati Venemaale sanktsioonid, tal oli just naftatanker tulnud sadamasse, aga see ei olnud veel nagu sisse möllitud, nagu, või kuidas see õige termin on nagu selle asja kohta. No ja siis see laev seisis seal, sanktsioonid olid kehtestatud, et ta ei tohtinud tegelikult vastu võtta neid asju. Ja küsimus oli selles, et mitte ainult vastu võtta, vaid tegemist oli transiidiga, et see tuli Venemaa poole edasi saata. No ja siis tal oligi valik, et kas ta maksab iga päev seisu eest 1000 eurosid laevaga või saadab tagasi, teenib sealt sadadesse tuhandetesse ulatuva kahju, mida ta ei tahtnud teha, mõtles, et ta hea küll, et viimast korda saadab sinna Venemaa poole teele ära. No ja siis läks tants nagu lahti ja muutus inimene nagu paariaks. Nii et tegelikult saate ise aru, et see päris normaalne pole, et vaata, kui inimene on 30 aastat tegelenud mingisuguse asjaga, ja siis ühel hetkel temast sõltumata võetakse vastu mingisugused otsused, et ega tema ju sõda ei vallandanud, tema sanktsioone ei kehtestanud, tema ei löönud kirvega, et vaata, alates sellest päevast on see senine seaduslik tegevus ebaseaduslik, et tuleb ju ka ettevõtjatest aru saada, et tegelikult ega ettevõtjad oma kasumite või oma klientide ees võetud kohustustega ei pea ka nui neljaks nagu kinni maksma, nagu ütleme, neid otsuseid, mida teevad poliitikud ühelt poolt või teiselt poolt. Nii et selline on nagu minu nägemus ja eks ta on ka ise seda avalikult igal pool öelnud, aga otsustajatele on see alati olnud nagu aneselga vesi. Ja pankadel on muidugi lihtne, et hea on nagu võtta kuskilt ajakirjanduses seda, et näed, vaata, mis inimene tegi, süüvimata nagu sinna sisse, et mis seal tegelikult taga on. Aga rahapesureeglite tundmine tegelikult, selle alus on ju see, et tunne oma klienti põhimõte. Aga vaata see, et mina siin räägin nagu sellest, kuidas ma seda klienti tunnen ja kuidas on nagu suheldud ja uuritud seda asja, et nagu see on niisugune ülim analüüs, aga lihtsalt kui sa vaatad pealiskaudselt mingisuguseid dokumente ainult või loed ajalehe artikleid, et see tegelikult ei ole ja teed nagu siis pead maha lööva otsuse selle pealt, et kurb on nagu sellest, et meil Eestis on niipidi need asjad liikunud ja liikumas. Ja mis ma sulle veel ütlen? Ma ka väga filosoofiliselt mõtlesin nagu nende asjade peale. Vaata konkreetselt nagu need transiidiettevõtted, millest ma rääkisin, need on 30 aastat tegutsenud. On ju kohe head suhted olnud pankadega ja kõikidega ja ega head suhted ei teki üleöö, et see ehitatakse üles, see ongi see 30 aasta töö. Ja ka Tartu Hoiulaen ühistu peale mõtlesin, et vahet ei ole, et teatud mõttes, ma siin vahel nagu sarjan pankasid või toon seda kriitikat välja. Selles mõttes, et ma ei taha niisugust asja küll, et nagu niisugust mitmekesisust ei oleks, et näiteks Swedbank või SEB täiesti ära kaoksid turult, et kindlasti turul neil oma koht on või vähemalt oli vanasti, kui nad nagu normaalsed olid. Aga ja ütleme, Tartu Hoiulaen ühistul ka ju näiteks mõlema pangaga, Swediga, SEB-ga on ju 18 aasta pikkune koostöö olnud. Me algusest peale oleme koostööd teinud, et meil on ju seal arveldusarve olnud ja ikka on nagu rahasid läbi liigutatud ja me oleme ka ju oma tegevusega toetanud SEB-d ja Swedi, sellepärast, et meie arvelduskonto jääk on ikkagi positiivne alati olnud seal, et nad on ka ju meie ühistegevuse raha sisuliselt läbi selle kasutada saanud. Ja tegelikult minul on ausalt natukene kurb, et kui on 18 aastat üks ärisuhe kestnud, ärisuhe on ka ju nagu abielu, eks ole, ja siis sellele nagu mingite nõmedate ettekäänetega vesi peale tõmmata. Sest vaata, sellest asjast jääb nagu niisugune halb maitse suhu, et kui ajad muutuvad, sest ma ütlen seda, et see terrorismi hullus ja sõjahullus ja see rahapesu hullus, et see on nagu tendents, et see täna on, aga see ühel hetkel, kui maailm muutub ja see maailma muutumine, ma arvan, et on pigem lähemal kui kaugemal, kus nagu hinnatakse ümber üldse nagu mingisugused tegevused, mida me teeme ja siis me vaatame nagu mingite lolluste peale, nii nagu me vaatame näiteks Nõukogude Liidu lolluste peale omal ajal, kui siin 40. aastal kirjaoskamatuse likvideerimise kampaania näiteks tehti. Et ka kohalikud kommunistid isegi ütlesid Moskva meestele, et ärge tehke seda lollust, et Eestis ei ole kirjaoskamatust.
aga no nemad ei kuulanud seda ja pigem tahtsid need Eesti kommunistid Siberisse saata, et mis te siin ajate selleks kodanlikku jama, et loomulikult siin tuleb kirjaoskamatust hakata nagu likvideerima ja selle vastu kampaaniatega võitlema ja tehtigi kampaaniad ja muidugi naersid eestlased kohalikud kommunistid ka välja, sellepärast et Eestis ju tõesti välja arvatud võib-olla Petserimaa või kuskil seal ei olnud mingisugust massilist kirjaoskamatust, et üksikud vana inimesed olid. Noh, täpselt sama asi, mida ma siin räägin, ütleme selle terrorismi ja rahapesu kohta. No see on võib-olla inimestel, kes on võib-olla toda aega ei mäleta meie kuulajate seas, siis tooks võib-olla pigem näiteks seda hiljutist aega, kui tagantjärgi vaadata sellele koroonahullusele või mis koroona-reeglid olid. Et 2 meetrit hoia distantsi, kuidas oli, kui sa ei ole üks leibkond, siis sa ei tohi üldse kõrvuti koos kõndidagi ja nii edasi, mäletad neid aegu. No ikka, jah. Et vaata seda hullust, et võrreldes sellise ajaga, et aga jah, et see SEB pangaga ja Swedbankaga, nagu sa ütlesid, et siis, kui nad olid normaalsed, siis kui nad olid Hansapank ja Ühispank vist. Ja sinu seotus nendega on ju tegelikult et pea 18 aastat on omavahel äri aetud lausa selle tasemeni, et teadupärast Tartu hoiulaenuühistu Valga osakond ju asub endises SEB panga majas, mille sai soetatud nende käest, et noh, see on siuke... Ja ma ütlen lihtsalt, sellepärast minul on isiklikult kurb ja kahju, kui ma hakkan nagu mõtlema nagu selle peale, et kui need siuksed hullud ajad nagu mööda saavad, siis nendel pankadel endal ja nendel ettevõtetel üldse, kes siukste kampaaniatega kaasa lähevad, endal on raske hakata üles ehitama nagu seda, mis on siis vahepealsel ajal hävitatud, sest et inimestel okas ja pinge, et ega see ei ole ainult Tartu hoiulaenuühistu, et küllap on selliseid ettevõtteid ikkagi väga palju, kellega ärisuhted ära lõpetatakse ja lõpuks sulle ei jäägi nagu kedagi, jäävad võib-olla mingisugused suurettevõtted, aga suurettevõtetega on see jama, et nad täna on, homme müüakse maha nagu, lähevad siit Eestist ära. Aga kohalike inimestega pead sa ikka nagu hakkama saama, kui sa oled neile nagu piltlikult öeldes niimoodi hinge sülitanud, et siis on võib-olla keeruline seda teha, et sa täna vaatad seda, et sa oled suure võimas ja et sa saad seda teha ja sul on nagu üksikutest inimestest nagu ükskõik ja võid nagu üle niita nendest. Aga millegipärast arvan, et pikaajaliselt selline poliitika ei õigusta. Ja siin ma pean ka üles kutsuma inimesi, et te mõelge järgi, et kas teil ikka on väga vaja näiteks SEB-s ja Swedis ja LHV-s arveldada, et need ei ole väga sõbralikud pangad, ma pean ütlema. Ja seda räägib inimene, kes näiteks kui LHV-st rääkida, et mul on ka väga soojad tunded olnud omal ajal, kui LHV tuli ja ma olen ju rääkinud siin raadioeetriski seda, et isegi kohalik Tartu LHV kontor, meil olid seal suured summad LHV-s, me otsimegi põhilisi reserve just LHV-s, meil ühel hetkel oli seal 2 miljonit eurot ja see oligi sellest, et väga paljud tulid hoiustama ja kusjuures LHV kontor saatis ka tähtajalisi hoiuseid tegema Tartu hoiulaenuühistusse. See ei olnud küll ametlik koostöö, aga see oli nagu niipidi, et ju oli siukene mitteametlik arusaamine nagu seda, et mõlemad ajavad nagu Eesti asja, nemad tähtajalisi hoiusi ei võtnud, või ühesõnaga võtsid, aga see intressimäär oli 0% ja lihtsalt tahtsid oma inimestele ja oma klientidele, et soovitasid, et kui tahate pikaajaliselt hoiustada, pange Tartu hoiulaenuühistusse, sest nad teadsid, et ega nemad sellest ei kaota, sellest soovitusest. Tartu hoiulaenuühistu jälle hoidis oma reserve seal LHV-s, nii et ega LHV-s see raha välja ei liikunudki, eks ole. Ja seda enam on nagu halb nagu näha seda, et ühel hetkel on suhted olnud väga sõbralikud ja näiteks Tartu hoiulaenuühistu poolt ei ole midagi olnud sellist, mis oleks sundinud nagu seda sõbralikust lõpetama, aga lihtsalt teine kasvas liiga suureks, läks ülbeks ja mõtles, et mul seda mingit ühistut vaja, eks ole, et võib-olla kujuneb tulevikus veel mingiks konkurendiks. Nii et mina kutsun ikka inimesi üles nagu selle peale, et mõelge läbi, et praegu ühisarveldused on olemas, näed, sel nädalal meil nüüd hakkame lõpetama välkmaksete töid, et varsti tulevad ka välkmaksed, kaardimaksed toimivad hästi, igapäevased arveldused toimivad, nii et tulge üle ja võib-olla hakkame koos hoopis seda Eesti asja ajama ühiselt. Nüüd mina teen siukse ka ütlen üleskutsena, et tulge tõesti Tartu hoiulaenuühistu liikmeteks, saate ilusa kollase pangakaardi endale, millega saab maksta igal pool. Olen teinud nii internetimakseid sellega, ehk siis kui on, tänapäeval on ju, kui sa teed mingisugused ostud internetis, siis pannakse sulle välja, et võid kasutada nii-öelda pangalinke nagu selle ülekande tegemiseks või siis vajutada ka seda, et kasuta lihtsalt nagu Mastercard või Visa kaart nagu kaardimakset.
see variant toimib, välismaal kaart toimib, olen kasutanud seda välismaal, nii et tulge üle. Isegi Indias ma olen kuulnud, et toimib ja Nepaalis. No võt, nii kaugele. Ja mina ütlen sellised, et kõikidele kuulajatele, et pange tähele, et mees sõnast Härjal Sarvist ütlen niimoodi. Sellest päevast, kui hakkavad välkmaksed toimima, kolin ma 100% kõik oma finantsilised tegevused üle selle Tartu hoiulaenuühistu või siis ühisarvelduste alla. Et mis on siiamaani tagasi hoidnud, ongi tõesti, et kuna mul teised pereliikmed on teistes teiste pankade kliendid ja vahepeal see raha liigutamist on vaja nagu instantly, kuidas ütleme, et kui kiiresti ja kohe. Kiiresti et kui laps kirjutab, et kuule, et ma ei tea, et siin hakkame kuskile minema sõbrannadega ja asjadega, et issi kanna palun, ma ei tea, 10-15 eurot üle või midagi siukest, paraku, et välkmaksetena sa teed selle ülekande ära, aga et kui hakkate hoiulaenuühistust, siis öelda talle, et kuule, et püüa 2 tundi nüüd venitada, oota. Aga sa lähed panganduse põhimise põhimõtte vastu, sellepärast, et üks panganduse klassik, kes on kunagi olnud Maapanga juhatuse liige ja ma tema praegust ametikohta ei ütle, et ta on niisugune tore muhe mees nagu ühes riigi asutuses nagu töötab, tema on öelnud kuldsed sõnad, et laenuvõtjal, aga ma laiendaksin seda, et abisaajal ei tohi kunagi olla kiire. Abisaaja peab alati ootama. Ja väga hea analoog, aga aga kui võimalust on, siis aga isa tahab muidugi aidata ja ma saan sellest aru. Et selle printsiibi ja selle põhimõttega, et tõesti, kui välkmaksed tulevad, et siis ei ole mul tõesti ühtegi enam vabadust, et miks oma kõik asju mitte ajada seal ja olgem ausad, et selline pärast seda, kui ma olen seda kollase hoiulaenuühistu kaardi saanud, on minul tekkinud ka siuke natukene huvi ka teiste inimeste kaartide vastu, et kuskil nagu erinevates asutustes või kuskil, kui viibid, siis vaatad inimesed, kui teevad oma makseid, siis nagu ikka üle õla kiikad, et okei, mis panga klient tema on ja milline kaart temal on, et selline nagu siiamaani, et ei ole kokku põrkanud sellega, et keegi saaks nii-öelda samasuguse kaardiga nagu minul laiata, aga tõesti näen palju ka LHV-d ja siis olen näinud ka ütleme eestlasi tegemas kaardimakseid hoopiski sellised süsteemist, nagu seda on Revolut ja kasutan ka mingi välismaa nagu need on ilmselt kohtutäituritega natuke mestis. Ja, kusjuures ja mitte ainult kohtutäituritega, ongi nende, keda Eesti pangad on ära põlanud. Ja, aga teeme ühe hingetõmbepausi ja tuleme selle küsimuse juurde, kusjuures täpsemalt, et kuidas siis keda Eesti pangad on ära põlanud, et kuhu poole nendel on nagu võimalused pöörduda peale Tartu hoiulaenuühistu. Eesti Kroon. Saade rahast, pangandusest, investeerimisest ja majandusest. Saate toob teieni Tartu hoiulaenuühistu. Nii, oleme saatega tagasi, saade on Eesti Kroon ja stuudios Andro Roos ja Maksim Romanovitšnik, saate toob teieni Tartu hoiulaenuühistu. Ja, et eelmises segmendis nagu sai räägitud, et selline nimi käis läbi nagu Revolut ja Revolut võib öelda, et kas see on ka selline nagu ühistuline tegevus või midagi siukest, et kui neid suuri pankasi me peame meil nagu nii-öelda mingil määral konkurentideks, siis kas neid võib lugeda, et sõbramehesteks või? Ei, ma ei tea, kas nad on sõbramehed, nagu selles mõttes nad on lihtsalt, minu arust Revolut on siis Leedu makseasutus, et nad ei ole pangad, nad on makseasutused. Ja makseasutus ongi lihtsalt nagu kitsalt nagu selle peale, mis ta erinevus pangast on, et ta tegelikult hoiuseid vastu ei võta, laenusid ei anna, et ta tegelikult toimetab ka ainult siis arvelduste valdkonnas. Aha, okei, selline, et erinevad hoiulaenuühistud, kus saab ka hoiustada, saab ka investeeringuid teha, võlakirjadest oleme siin juba rääkinud sellest, kindlasti veel selles segmendis korra veel mainime ära, aga et kõikidele nendele inimestele, kellel on võib-olla, nagu sa ütlesid, et kohtutäituritega probleeme, et kas need on ka hoiulaenuühistusse oodatud? Andro, oodatud nad on, aga ma pean ütlema, et me kaitsta ei suuda nagu selle eest. Ja ma pean ütlema ka seda, et ega kõik muidugi vääri kaitsmist, sellepärast minu tunded on kahetised alati nagu selle kohtutäituritega, et muidugi võlg on võõra oma, eks ole. Et hoiulaenuühistu on ka inimesi ja ettevõtteid kohtutäiturisse andnud,
ja ilma süümepiinadeta, et me anname ikkagi siis, kui need läbirääkimised vilja enam ei kanna üldse, nagu et inimene suhelda ei taha ja on asjatult kange nagu. Sest vaata, asi on ju selles, et hoiulaenuühistu, aga ka pank või üldse laenuandja, kuskilt on ta ju oma selle laenu raha saanud, mis laenuks anda, et kui talle seda tagasi maksta, siis ei saa tema ju tagasi maksta, et pank ei saa hoiustajal, hoiulaenuühistu ei saa hoiustajal anda. Nii et võlgu ei tohiks nagu niimoodi jääda. Aga teistpidi loomulikult jah, et on ka inimesi, kes on hammasrataste vahel jäänud, kas isiklike teadmiste puuduse tõttu või lihtsalt on nagu see, et ei reageeri õigel ajal, sest kui sul hakkad nagu võlgu jääma või vaatad, et ebaõiglus on, siis õige on ikkagi, see võib küll kallis olla ja niimoodi, aga siis tuleb advokaat võtta ja siis tuleb nagu vaidlustada need asjad nagu õigel ajal, sest vaidlustamise ajad on ka olemas, et sellest võib üldse võib-olla teinekord eraldi saate teha ja niimoodi, et mul on ka üks tuttav, kes kogu aeg kirub, et kuule jälle tead, kohtutäitur tegi ja mul see politseitrahv läks sinna täiturisse, nii ma pean topelt maksma. Ja siis ma ütlen alati, et kuule mees tead, vaata, et ma saan aru, et see trahv võib sulle olla ebaõiglaselt pandud näiteks, ma ei tea, mingi parkimistrahv või seda, eks ole. Et viis ema haiglasse, siis sai parkimistrahvi ja nüüd veel kohtutäitur tuli ka ja võttis topelt. Mõtlesin jah, et kus sa siis olid, et sul on kaebamise aeg nagu põhimõtteliselt, et kui sul trahvi tehakse, et sa saad siis kaevata. Ja kui on tõesti ebaõiglaselt tehtud, siis on ka neid juhtumid, kus tühistatakse vabatahtlikult ja tühistatakse kohtuotsusega ja nii edasi. Aga pärast, kui on juba jõustunud otsused peale, siis vaidlema minna, siis tegelikult, andke andeks, aga see on natuke inimlik rumalus. Kuigi ma olen ise ka teatud asjades rumal olnud, mul on ka siuksed asju, kas nüüd kohtutäiturite poole pealt, aga ka, et tead, ei oska õigel ajal reageerida mingil asjal, et võib-olla pole enne kokkupuudet elus olnud ja võib-olla vaatad kuidagi naiivsemalt seda asja ja lased õiged ajad mööda ja siis pärast maadled nagu topelt tagajärgedega. Nii et ma mitte ei halvusta neid inimesi, aga ma ütlen, et iga asja jaoks on nagu õige aeg, õige koht, kus vaielda, et kohtutäiturid tavaliselt teevad oma tööd, kuigi on ka väärtarvitusi, aga tavaliselt teevad oma tööd ja kahjuks Tartu hoiulaenuühistu aidata ei saa kohtutäiturite eest. Tähendab, me ise muidugi informatsiooni andma ei jookse, et kuule, vaata, näed. Ise koputama ei lähe. Ise me koputama ei lähe, aga kui kohtutäitur ikka kirja saadab ja ära arestib, siis meil ei jää midagi muud üle, sellepärast vastasel korral me ise oma makseasutuse rahaga nagu vastutaksime ja seda me ei saa teha. Põhjus, miks Leedus, Lätis neid inimesed saavad kontot teha, ongi nagu see, et kohtutäiturite käed täna ei jõua sinna nendesse riikidesse, mis ei tähenda, et tulevikus ei pruugi hakata jõudma. Aga formaalselt on tegemist iseseisvate riikidega ja ilmselt ei ole siis nende riikide vahel nagu neid kokkulepped, et mingisugused nõuded, kohtunõuded oleksid nagu siis otse sisse nõutavad. Kui niimoodi võtta, siis just nende tähtaegade osas, et ega vist ei ole kõige paslikuma lause selle kohta on öelda, et ei ole mõtet tulla rusikatega vehkima, kui kaklus on juba läbi. Kui kaklus on lõppenud, kui on lõppenud, siis on lõppenud nagu. Kui on läbi, siis on ikka läbi ja ei ole seal midagi parata, et menetlusajad on või see edasikaebamise perioodid, neid tuleb ikkagi jälgida ja hoiulaenuühistu pealt jah, et ütleks niimoodi, et pätte ja kaabakaid me enda sekka ei oota. Ei oota, jah. Ei oota, et me oleme ikkagi selline asutus, kus on ikkagi respekteerib seadusi ja maksab makse ja kõik nagu vajalik. Nii et ennast varjama meie juurde ei ole mõtet tulla. Ei, seda ei ole mõtet, jah. et selle küsimusega ka mitte. Aga selles osas jällegi, et otseselt koputama me ka ei lähe. Ei koputama me ka ei lähe. Ja näpuga näitama ka. Iga inimese saatus on ta enda teha ja et meie nagu üliaktiivsed ei ole nagu nendes asjades. Ja hukka me ei mõista inimeste võib-olla mingite vahepeal tekkinud murede ja probleemide tõttu, aga mis mured ja probleemid ei vaeva või keda mured ja probleemid ei vaeva, siis nemad saavad tulla hoiulaenuühistu liikmetena hoopiski kaasa kampaaniasse, mis on võlakirjade emissioon. Ehk siis nagu sai saate alguses märgitud, et Eesti ühistu liising müüb võlakirju ja ühe võlakirja siis nimiväärtus on 100 eurot, ehk siis mis see tuleb meil siis ja siis selle intress on 8%, aastane intress 1000 euri paned sisse ja tuleb... Ja 1016 tuleb välja või? Ei. 1160. 1160 ja 2 aastaga. Jah, 2 aastaga. Ja, et 160 eurot puhas kasumit, ütleme niimoodi, et... Riigimaksud ka maha natukene seal.
jah, no ütleme nii, et kui sa madratsi alla paned need 1000 eurot, siis kui sa 2 aasta pärast sinna madratsi alla vaatad, et siis see hunnik on ikka veel 1000 eurot. Mitte 1160. No ikka, jah. Ja tegelikult see 1000-eurone patakas on 2 aasta pärast madratsi all on tegelikult väiksemaks läinud, sellepärast et vahepeal on inflatsioon ja kõik selle natukene otstest närinud, nii et see nutsakas on palju vähem väärt. No jah, aga vaata, eks see on kõik 2 otsaga asi, et nutsakas nutsakaks, aga mina näen nagu just seda, et isegi kõrge inflatsiooniga perioodidel, noh, vaata, kui sul ei ole nagu väga suuri rahasummasid, mille eest osta näiteks, noh, ma ei tea, tehast püsti panna, no need peavad ikka väga suured olema. Või mille eest kinnisvara osta või mis iganes. Et noh, et mis see mõistlik on, eks mõistlik ongi hoiusele panna või võlakirja osta, sellepärast, et risk on suhteliselt madal, aga sa saad vahepeal ju intressi ja seda intressi saad sa kasutada sisuliselt nii, nagu sa palka kasutad oma jooksvate kuludega, süüri maksmiseks, toidu ostmiseks poest, bensiini ostmiseks, ehk ühesõnaga sisuliselt on see nagu maast leitud raha, et sa oled tööle pannud selle raha pataka ja nüüd see, et ta nüüd võib-olla 2 aasta pärast või niimoodi see patakas ise vähem väärt on, noh, see on nagu elu selles mõttes, et vaata, isegi kui sul oleks natuke rohkem seda raha ja sa ostaksid kinnisvara või tõesti paneksid tehase püsti. Ega see on kõik riskiga seotud, ega see ei ütle sulle keegi nagu seda, et see sul rohkem väärt on või et see sul sisse tooma hakkab. Sellepärast, et näiteks kui sa tehase tööle paned, no praegu on, vanasti me ikka rääkisime, et Eesti on madala maksukoormusega riik, nüüd on väga kõrge maksukoormusega riik ja järjest kõrgemaks läheb. Et sa võib-olla hoopis maksad ära suurema osa selle sissetulekust maksudena või kui ostad kinnisvara, näed, maamaks hakkab tõusma, on see maa ka sul vähem väärt. Muidu siiamaani oleme tõesti eeldanud seda, et maa võiks rohkem väärt olla ajas, aga kui maamaksud, kinnisvaramaksud, asjad peale tulevad, noh, et siis ei ole see ka nagu mingisugune nüüd kõige geniaalsem või kõige lollikindlam lahendus. Nii et noh, võlakirjad ja siis 26 oktoober on see päev, kui mil see lunastuspäev saab läbi, 24 kuud on see hoiustamise periood ja selle jooksul ja siis 8% aastast teile tuleb konto peale. Ehk siis 2 aastaga kui 1000 eurot, nagu me siin ütlesime, 160 eurot nagu maast leitud oleks 2 aastaga. Oot, et öelge mulle, tõstke käsi püsti raadiokuulajad, need, kes on 2 aasta jooksul 160 eurot maast leinud. Ega vist käsi ilmselt seal meie transistorite taga ilmselt ei kerki. Aga trahvi on küll saanud. Trahvi on kindlasti saadud 2 aasta jooksul 160 euro eest. Ja, aga selline saade see sai. Aitäh kõikidele kuulajatele kuulamast ja kohtumiseni juba järgmisel esmaspäeval saates Eesti Kroon ja saate tõi teeni Tartu Hoiu-laenuühistu.